Sorry, Air Jordan 4, all the way. Hei hoo, armsad mudilased! See on Hooligan Hamlet karbist välja ja põhimõtteliselt on see lihtsalt selline saade, kus me võtame asju karbist välja. Tänase saate peategelane on mulle väga südamelähedane Air Jordan 4 ja ma võin väga sügavale selle kaamera objektiivi sisse vaadates öelda, et minu jaoks isiklikult viimase paari aasta kõige kõvem Air Jordan 4 reliis üldse. Vihjena veel võin etteruttavalt ära öelda, et tegemist on naiste erireliisiga, mis loomulikult väga mitmele ketsi peale ütleb juba ära, mis Air Jordanist meil täna juttu tuleb. Ja ma ei tea, pikemalt siin heietamata. Tegemist on Air Jordan 4 Off-White Sailiga. Ja mis siin ikka pikemalt? Võtame siis tossud karbist välja. Ma eeldan, et sulle ei ole vaja selgitada, mis asi on Air Jordan, mis asi on Air Jordan 4 ja mis asi on Off-White. See konkreetne Air Jordan 4 Off-White Sail tuli välja juba 25. juulil aastal 2020. Air Jordan 4 Sail on eksklusiivselt naistele mõeldud mudel, mis küll tuli välja tegelikult suurendatud numbrivalikuga, mis tähendas seda, et suuremate jalgadega naised ja väiksemate jalgadega mehed said seda tossu ka endale lubada. Selle tossu algne hind oli $200 ja tänaseks on selle tossu hind järelturul loomulikult 1000 euro ümbruses juba. Kogu suurem osa tossust või selle tossu pealisest on kaetud väga sellise pehme ja väga kvaliteetsena tunduva nahaga. Ma ütlen ausalt, mul on enam-vähem üle 10 paari Air Jordan 4-sid ja ma ei ole sellist nahakasutust veel mitte ühegi varasema paari peal kohanud. Nina osa on pandud siis katma seda väga pehmet ja ma arvan, ka üsna õrna nahka on pandud katma siis selline läbipaistev, õrnalt läbipaistev, ma ei teagi, mis see on siis selline võrgulaadne toode. See võrgulaadne toode muidugi tekitab siia nina ossa sellise huvitava karvastiku, et ma alguses vaatasin, et see oleks nagu viga, et tegemist on praaktossuga. Et kuidagi need niidi otsad näevad nagu natukene rustikaalselt välja, aga lähemal uurimises ma saingi aru, et seda tegelikult ei olegi kuidagi teistmoodi võimalik teha ja et see võrku selline ülemine äär jääb lihtsalt selliselt karvasena siia tossu nina katma. Lisaks sellele pehmele nahale ja siis sellele võrgulaadsele tootele, mida on tegelikult kasutatud ka siin Jordani logo katmiseks, on siin tossus veel siis legendaarne Air Jordani selline plastik kannaosa. Miks mulle see kannaosa eriti meeldib on see, et Nike logo siin, Nike Airi logo on siia peale pandud läbipaistvana. Jälle mega lahe detail. Siis loomulikult on tossul kaasas siis toonis Air Jordani tag. Peal on karbist välja tulles beežid paelad. Kaasas on siis veel lisaks ka 3 paari lisapaelu, mustad, valged ja siis seda sükest piparmündi jäätise värvi rohelist. Loomulikult Off-White'ile omane, ma ei tea, kuidas see nimetada siis, hinnasilt, kuhu on siis sama värviga peale pandud tekstid. Loomulikult kannaosa juurest talla peal siis legendaarne jutumärkides Air. Ma ei teagi, mulle endal on natuke tunne, et see jutumärgi kujundus Helvetica fondiga hakkab ennast natukene ammendama, aga vaadates Virgili enda hoogu selles osas siis, ja ma olen vaadanud ka päris mitut tema sellist intervjuud, kus ta on öelnud, et see on selline asi, mis ilmselgelt lähiajal kuhugi ära ei kao. Mis mulle selle tossu juures veel väga meeldib detailidest, siis mööda tossu edasi minnes on see talla osa, mis on sellisest ka õrnalt läbipaistvast nagu kummist. Et jälle minu meelest selline transparency on selline läbiv teema kogu selle tossu peal ja minu arust kuidagi mõjub väga ägeda tervikuna. Põhiosas siis, kuhu kand toetub ja kus on siis õhkpadi, on jäädud üsna traditsiooniliseks, nii nagu Air Jordan 4 ikka. Ja tallaalune muster on tegelikult ka täpselt sama, mis Air Jordan 4, lihtsalt siis on erinevad materjale ja erinevaid värve siia sisse toodud. Loomulikult on kaasas siis need paelad, kuhu on siis
väga off-white'ilikult peale kleebitud või trükitud sõna shoelaces. Ma väga loodan, et selle trükitehnikaga on aastate jooksul arenetud, sest esialgses originaalses The Ten kollektsioonis olnud paelte pealt see tekst tuli üsna lihtsalt ära, et mul endal on Vapor Maxid sellest originaalsest Off-White esimesest koostööst Nike'iga ja põhimõtteliselt kõikide, ma ei tea, kas oli 3 või 4 paari paelu karbis kaasas, kõikide nende paelte pealt on need sõnad maha kulunud. Et ma loodan, et siis 2020. aastal see tekst jääb siia paelte peale natukene kauemaks. Minu jaoks isiklikult on selle tossu disaini kõige põnevam osa sockliner ja just selle socklineri nii-öelda ääre viimistlus, et see, kuidas see äär on niimoodi ära lõigatud ja natuke nagu lahtiseks jäetud või ei ole nagu kokku õmmeldud, muudab selle tossu kuidagi eriti siukseks, nagu see oleks olnud kuidagi käsitöö või nagu kuidagi väga selliseks mitte tehaselikuks, et minu meelest see on üks väga suur osa kogu selle disaini sellisest sümpaatsusest minu jaoks. Ja tegelikult, kui me natuke vaatame siia, piilume siia vahele, siis siit on näha, et ka siin selle naha all on natuke kasutatud sedasama, selle pehme naha all on natuke kasutatud sedasama läbipaistvat sellist võrku. Lühidalt kokkuvõttes Air Jordan 4 Off-White Sail on üks nendest tossudest, mida ei ole mõtet hinnata interneti fotode põhjal. Seda tossu on vaja ise katsuda ja ise väga lähedalt uurida, et mõista selle disaini täielikku geniaalsust. Siia on nii suur hunnik detail ära peidetud, et mitte ükski fotosilm ei suuda seda emotsiooni edasi anda. Nagu kõikides Apple'i reklaamides on öeldud, et you have to feel it ja sama on tegelikult selle Air Jordan 4-ga, et seda on vaja tunda enne kui selle osas mingisuguseid otsuseid langetada. Õnneks läbi väga suure võlutriki on mul võimalus seda tossu siin füüsiliselt katsuda ja uurida. Suur aitäh vaatamast, see oli Hooligan Hamleti karbist välja ja loodetavasti üsna varsti saame juba mingid muid tosse karbist välja võtta. Seniks aga subscribe'ige, pange Instagramis follow ja hoidke paelad lõdvad. Peace!